Nõnda. Tere hommikust, head ilmastiku huvilised. Kes te seal tagareas veel seisate, siis julgen soovitada, ees on head külalised kohad veel vabad. Tulevik on käes. Me oleme sellega silmitsi. Minu nimi on Taimar Alav ja tuleb tunnistada, et siiamaia jõudsin mina mu arvestuspaika peab täpselt 3 kuud ja 2 päeva tagasi. Aeg lend. Aeg lend. Juba esimesel tööpäeval selgitati mulle, et tead, meil on kalendris väga tähtis päev, tegelikult see on kõige tähtsam päev üldse. Öeldi, et see on 23. märts. Mõtlesin, et küll mis, et veepäev ju oli 22 eile. Et ega ometi ju metsandus see oli 21. Ja luulepäevast vähemalt mulle räägitakse. Ja siis saabus see selgus, see kulminatsioon, öeldi, et kuule inimene, see on ju meteoroloogiapäev ja see ongi küll tähtsam päev. Ma mõtlesin toona, et vaatan, üritavad kalletada, milline enesekeskus. Nii mina ja eks ka täna lihtne lause, et ööd on meil külmad, päeval paistab päike, pilved vahenduvad. Samas olles nüüd siin olnud ja vaadates, milles siis tegelikult jutt on, meteoroloogia kui selline. Maailm on rahutu, ilm on pööraselt ettearvamatu. Kas need 2 asja võiksid omavahel olla seoses? Olen sügavas veendunud, jah, loomulikult. Võib-olla ei ole me neid seoseid seni iseenda jaoks väga hästi veel välja toonud või neid tajunud. Aga me oleme minu arvates väga õigel teel. Kui me selle taaskordse tänase ürituse välja kuulutasime, selle seminari, siis ma vist ei olegi näinud ühtegi sellist korraldatud üritust, kus kohad, toolid täituksid nii kiiresti. Milline nõudlus? Ja kui ma vaatan seda seltskonda, kes siia saali on kogunenud, tõsi, näost ei loe kõike. Ma tegin ka eeldused ja vaatasin nimekirja. Ma pean tunnistama, et ääretult esinduslik seltskond. Meie jaoks on iga inimene oluline küll. Aga siin ruumis on palju olulisi inimesi erinevatest eluvaldkondadest, erinevatest ametitest, ministeeriumitest, ettevõtetest ja lihtsalt huvilised. Ehk siis ma arvan, et see on juba väga hea märk. Me juba tunnetame, siin on midagi, mis meid ühendab. Midagi, mille nimel koos tööd teha. Ma ei tahaks loobuda sellest teatekorrast siin käes, aga kokkuleppeid tuleb austada. Ja mees, kes huvitub ajaloost, teab, mis toimus miljoneid aastaid tagasi, tänu sellele, et valdab kivide keelt, meie tegus ja lugupeetud keskkonnaminister härra Pomerants. Tervitus sõna. Tere teile. Muideks ma soovitan kõigil minna, kes pole veel käinud ja enamus ei ole käinud, Eesti Loodusmuuseumisse, kus eelmisel reedel avati uus geoloogia ekspositsioon. Ja miks sinna tuleb minna? Seal on nimelt võimalik ka jälgida ilmateadet, kus on kaasaegne ilmapoiss, aga ta räägib sellest, kuidas võis olla ilm 50 miljonit aastat tagasi ja 20 miljonit aastat tagasi, nii et lapsed kaasa ja laupäeval muuseumisse. Loodan, et on avatud. Nii, ma ei tea lihtsalt, kas laupäeval lahti, aga loogiline oleks, et kui muuseumit pidada, siis tuleb laupäeval lahti hoida, et see on elementaarne. Nii,
ilm on tähtis, seda me teame kõik ja minu mõtted kogunesid siis teel Narva maantee 7A siia Mustamäe teele ja neid sai mitu. Et tõepoolest, kui me hakkame valdkonni mõtlema, siis kellelgi on seda eluliselt vaja, on selle näiteks siis lennundus või merendus, siin mõni päev tagasi kuulsime arutelu selle üle, mis on tuulenihe ja mis ta võib lennukiga teha. Minu kõrval Janek Laev, päästjad, et kindlasti siis need inimesed, kes telefonil hädaabikutseid vastu võtavad, võivad juba aimata, kui nad ilmateadet kuulevad, et mis laadi teated neil tulevad, aga millest inimesed üldse aru ei saa, et päästjatel ja hädasolijatel on samasugune ilm. Et kui me võtame selle Padaoru, minu lemmik selline maastikukoht Eestis aasta 2010, detsember äkki 10, et nähtavus 0, südaöö tuiskab nagu pöörane, et inimestel täitsa aru saamatu, et päästja ja hädasolija täpselt samasuguse lumetormi sees, et päästjatel kindlasti ju ilm on teissugune, nemad näevad läbi sellest, aga ei näe. Mõelge, millega alustaks inimesed oma sellist, nagu öeldakse, small talki, kui poleks sellist teemat nagu ilm käepärast võtta. Et kindlasti võiks teha sellest magistritöö vähemasti, või doktoritööd võib-olla ei kannata, aga et mis on siis eri rahvastel see esimene teema, millega püütakse juttu alustada. Minu elus on ka üks teine näide 80-ndatest, kui ma Kasahstanis hääletasin ja nüüd võite arvata, vanemad inimesed, mis seal oli autojuhi esimene küsimus ja see ei olnud ilm, kui ta alustas juttu minu. Nii. Kakuvas produktami. Aga et see kindlasti, kuidas teil nooremal põlvkonnal tõlgined, kuidas teil loodud toiduainetega, et 80-ndad, eks ole, et olukord toiduainetega erines mõnevõrra sellest, mida me täna poodides võime näha. Ja ma ei kujuta ette, et peaks Kasahstani minema ja proovima hääletada, et mis see tänane küsimus võiks olla, sõda, rahu, ma ei tea, mis iganes. Kui me võtame sellise maakonnakeskuse peale kui Jõgeva, neid puuduks identiteetena. Kui poleks olnud 17. jaanuaril 1940 seda kõvat pakast, mis ulatus 43,5 kraadini ja näed, nüüd on inimesel põhjust külmapealinna teha, purikaid kasvatada ja muidu oleks ju raske olla selline lihtsalt raudteeäärne asul. Ma ise tean, ma olen Tammsalust pärit, nii et tean, millest räägin. Mälumängudes puuduksid ju asjalikud küsimused, et ma ei tea, kui kaua on kõige kauem järjest sadanud või jälle mina vanaja inimene, et vanasti oli ju selline küsimus, et kus on soojem, kas Tartus või Tallinnas. Ja mis on õige vastus? Kuidas? Millal? No üldiselt nii. Ütleme siis sügisel, kevadel, talvel. Õige vastus on, et soojemad Tallinnas, sest et kui me vaatame Lenini kujusid või vaatasime, on ju siis Tallinna oma oli pitsakuga ja Tartu oma mantli. See on ju näppus, et ilmselgelt oli siis suur juht vastavalt ilmastikuoludele ju õietatud, et ega see ei ole niisama. Inimesed teadsid, kuidas asjad on tegelikult. Nii, ja kui me selle mõttearendusega edasi läheme, vaadake, kui palju mõtteid võib tulla, kui sa sõidad Narva maanteelt siia. Et kui eile oli rahvusvaheline veepäev ja teemaks oli mis? Viktoriini küsimus. Vesi ja töökohad, on ju. Nii, vesi ja töökohad. Kui me mõtleme ilm ja töökohad, et see on nagu elementaarne, et on siis meteoroloogiateenistused ja inimesed reaalselt tegelevad mõõtmistega, prognoosid ja nii edasi. Ilma tüdrukuid üldse poleks, eks ju. Ilma poisse, kes võib-olla saavad pärast hea partii ja nii edasi ja saavad üldse rahvuslikult tuntuks ja pääsevad ekraanile ja nii edasi, et kindlasti meteoroloogia loob ka oluliselt töökohti. Kuigi ilmateadel selline huvitav asi, ma ei tea, kas keegi nägi teist eelmisel nädalal sellist saadet nagu Suur huumori neljapäev. Nii, tõstke käed, kes vaatas. Nii, väga vaesed, mis te teete õhtuti? Ma saan aru, käite trennis, ka väga mõistlik, eks ole. Vaadake siis järelvaatamisest, et seal oli siis selline ilmateade, kus ilma üldse ei olnudki ja ka toimus ilmateade. Tuult ei ole, sooja ei ole, tsüklonid ei ole, antitsüklonid ei ole.
olukord, mida me tegelikult keegi ei soovi. Soovin teile head rahvusvahelist meteoroloogiapäeva ja ma arvan siin, Teo suht viitas sellele, et ta on siin juba 3 minutit olnud, et teile on sellist päeva vahelduseks vaja ka. Mina lähen siit Rahandusministeeriumisse eelarve läbirääkimistele. Stammteema on liikmemaksud rahvusvahelistes organisatsioonides, kuidas nad kallinevad, et silmavaldkonnas ja loodetavasti siis pärast lõunat näeme Arkus. Kena päeva teile! Aitäh! Ja see viimane lause ka ütles, või eelviimane lause, ääretult oluline on koostöö, koos tegemine. Ja seda mitte ainult siin ühe riigi, loomulikult rahvusvahelis. Ehk et see on täiesti ilmselge, muutused toimuvad, oleme muutuste teel, ohtlikke ilmastikunähtusi on olnud, tuleb veel ja tuleb rohkem. Ehk et täiesti arusaadavalt on see küsimus, et kui tublid me oleme, kui hästi me oskame ette prognoosida, keda teavitada, millal teavitada, millest teavitada. Ehk et oma pingutusi selle nimel me ju igapäevaselt kahtlemata teeme, olla täpsemad, olla paremad. Võib-olla küsimus, mida tahaks mõelda ja millest võiks isegi diskussioon tekkida, et mis on see tellimus? Juba viidatud asutuse esindaja ja teisedki veel, et mida tegelikult täpselt on vaja. See on see koht, kus panna pead kokku, mõelda. Ja ma arvan küll, et selline ühine ja ühe asja tegemise rõõm, kui põranda peal on pisikene kaltsuvaivakene, seda kõik osapooled omakorda üritavad ära tõmmata, sellest see on küll mitmekesisus ja see on soositud, aga sellest ei pruugi tulla midagi väga head. Ehk et võtkem asja ühiselt ja üheselt ette. Ja see puudutab minu arvates täiesti selgelt ka iga üksikut inimest. Ei ole mul küll võtta tagataskust numbreid, aga ma olen täiesti veendunud, et meil on vabariigis palju selliseid inimesi, kes omaks rõõmuks vaatlevad ja tähendavad üles, mis toimub. Mõtleme lihtsalt, kas see võiks olla andmeridade täienduseks ja teine abi. Ja arvan, et jah küll, organiseeritud küll. Aga nõnda, usun, et mis ma usun, mina moderaatoriks ei sobi, mul on aega ületamast. Ehk et ma annaksin kogu selle voli üle meie oma mehele Magne, kes valdab seda kunsti, nii nagu meteoroloogia, tarkuse, lennut. Ütlesi tänan teid veel kord ja soovin teile hiljakate päeva, mis on varasemast natukene teises formaadis, koos õpilubadega. Loodan, et